Käes on 19. september ja tulemas Märjamaa Kohila matk. Seekord siis oleme kahekesi. Tere ka minu poolt. Ja täna kindel marsruut või selles marsruut on teada, aga aja mõttes ei ole väga kindlalt teada. Et täna kas Varbolasse või lähemale, homme võib-olla Kohilasse välja. Ööseks laupäeva õhtuseks koju, aga võib-olla alles pühapäeval teeme 2 ööbimist metsas, nii et selles vaatame suht jooksvalt. Juba on... Seekord siis formaat on vähe teine. Me alustame reedel. Jah, kui muidu laupäev hommikul, siis täna reede õhtul kell on, ma ei tea, mingi selline 7 aeg. Natuke vähemast praegu. Tundub, et tuleb 6. 2 metsaööbimist ikkagi. Ja vist tundub sinna poole, aga eks paistab. Selle järgi, kuidas... Üks ööbimine homme hullu panna ja kohale jõuda Tallinnasse, et eks paistab. Selle järgi, kuidas nagu bussis olla oli, tundub küll, jah. 2 faili on ka juba olnud. Ma ei tea, mis juba alguses. Minu fail on see, et mul ei... Minu fail on see, et ei kaamera see... mitte pulk maha, aga kaamera pulga kinnitus. Ehk siis põhimõtteliselt videos saame teha selliseid, kus ma mina käes hoian seda või peab käest hoidma. Ma ei tea, kas ma vist ei hakka teipima ka või kuidagi see kinni, et ma arvan, see on ka kahtlane, et videod on sellised seekord, et väga palju selliseid pikki võib-olla käimisvideosid ei saa teha selle pärast. Teine fail oli Argol, ta võib ise kirjelda seda. Ma ei tea, mis mul oli. No see, kuidas sa bussis istuma märjaks tegid ja siis sundis mingi naissi istuma sinna märja istme peale. Tassin kotti üles sinna serva peale ja joogisüsteemist hakkas vett voolama lahina vistlu peale igale poole. Korra istusin ise sinna sisse, tagumiks sai märjaks. Siis istusin kõrvale. Pääskule peatust oliks naine, siis istus ikkagi sinna ja tema üldse ei kurtnud. Et võib-olla püksid imasid enamusel eest ära, aga... Vahepeal ta läks bussiga rääkima, mina arvasin, et ta läks kaebama. Miks teil istmed märjad on? Aga tegelikult võttes maha minna. Et jah, kõigil on näite kui retipul ka. Et on Märjamaa alles. Seda teelma on tegelikult. Enne juurde käisime, seda me praegu järasta. Aga vist algab traditsioonise puhas käiguga ja siis juba päris õige tee peale. Nii et... Reeglid on reeglid. Poest tuleb võtta seda poe kaupa, mis sealt võtta tuleb. Nii on. Üks asi, mida me ei eira, on reeglid. See, kui me kõik muud eirame. Aga okei siis, järgmise korra. Esimene päev algas kohe seiklusega siis. Nagu näha on. Väike korralik padrik. Aga pidage vastu. Kuidas silmatka teel, et padrikud on täitsa tavaline asi. Ei ole isegi midagi uut. Nii hullu pole veel olnud kui eelmine kord oli. Ja saame hakkama. Tere jälle! Matkapäeviku teine osa. Oleme kõndinud ära 45 minutit, umbes 4 kilomeetrit. Tee oli põhimõtteliselt suht Märjamaa seest, läksime Võpsikusse ära. Pidime ületama maanteed, õnneks maantee ületas väga hästi. Ja siis oli suht Võpsikus kõndimine. Aga nüüd on täitsa tee. Ehk enam mitte midagi vist hullu, võib-olla ei tule ka täna midagi hullu, nii et... Praegu tundub, et saame hakkama 1 õllu tunnis. Jah. Et vist ei lähe rohkem. Jah. Lõpus on see, et 1 jäägermeister poole tunni peale, et see kuidagi kontsentreerub vaata lõppu ära kuidagi rohkem. Loodame, et siis on mõnusad seltsilisi ka veel ööbimiskohas. Et ei peaks ju 8 passima. Näiteks me juba mõnda seltsilised nägime. Me seltsilised olid tee peal või surnud kährik või rebane. Pigem kährik on midagi sellist või noh. Rebane ta ei olnud. Või oli siuke mädand rebane. Ta tundus nagu paks rebase kohta, vaata. Rebased on nii sellised miksad. Mina ebatsin ka. Siis meil olid haisuseened. Tossuseened, jah. Terve selline... Tegin pilti pärast näete. Terve padrik. See pilt saab pandud nüüd siia vahele. No kuidas oli? Jah.
ja nüüd siis edasi. Vaatame, kui järgmiseks, kas midagi põnevat tuleb või kõnnime niimoodi välja. Olgu! 10 kilti veel. Oma asja ei tea. Nii, arvasime, et enam rohkem midagi ei tule ehvaga. Aga ikkagi tuli mingi põnev tee natukene. Vaatame, kui pikalt ja kuhu tuleb. Musta raisk. Mind on elu õpetanud, et kui vähegi saad, siis alati peab pealt poolt minema. Ei, elu. Aga siin on juba selline huvitav. Koti seast ära võtma. Ma üritan pugeda. No nii. Ma tulen üle siis. Midagi vahet välja liikida. Ops! Võtame kaal ka taga. Näeme, et nii piisa sellest, et ise üle saada, et peab ka kotti üle saama. Ütlen mina oma 10 kilose kotiga. Varga on samal ajal 20 kilo. Nii, käidud on tund ja 5 minutit. Selle aega oleme käinud 5,3 kilomeetrit. Oleme jälle metsast pääsenud. Nüüd oleme jalgratta teega ühe tee peal. Ja vist siis nüüd niimoodi kuni ööbimiskohta välja. Ei tea, kas puuka sai või kas puugid on praegu üldse. Aga meelest. Ja alles ei ole matka jättes Argo. Ja mina. Nii palju, kui me alustas, nii palju on alles, nii et 100% praegu. Ma ei tea. Ma arvan, et kõik meist ööbimispaika vastu ei pea, et eks siis näeb, kes järgmise video teeb ja kes on maha nüüd. Äkki nüüd korra vaatate meid ülevalt poolt ka siis. Näiteks nüüd. Here the world just feels brand new. Every step belongs to you. Meil on päris päikseloojang siin juba jahedamaks käika läinud, see tund aega on päris palju juba nagu alla toonud. Meil on vist mingi selline pool tundi on veel valgust, et siis juba hakkab juba siirs või? Okei, palju parem kui see. Ma olen kuskil Orgite kandis nüüd või Orgite lähedal. No nii. Oi. No toimub see. Vist ei ole väga vähe. Oleme kõndid, ma arvan, selline see päevik. Märjamaa, ossa raisk, tõstsime kinni aima. Märjamaa, Koila, esimene päev. Oleme kõndid selline 13 kilomeetrit, ma arvaks. Vaatame, et siin on silt, riigimets silt. Ja vist jääme ikka siia ööbimiskohta, kui see vähegi normaalne on. Ei hakka seda mingit lihtsalt 10 kilomeetrit kõndima. Kell on, ma arvan, jälle ma ei tea, ma arvaks selline 8:30. Aga täitsa pime on. Nii et... Enne see võib 9 läbi just. Okei, vaatame. Et jõuame siia ja vaatame, kuidas see koht on. Näiteks teile teedega. Ega midagi vaadata ei ole. Ikkagi üsna pime. No nii, tšau. Seame siin ööbimiskohta ülesse. Lõkke vaikselt läheb, ei taha hästi minna, aga mõtlesime, kas lähme telki magama. Aga ei lähe. Lähme hoopis laavusse. Ardo, seletad, mis asi on laavuga? Laavu on soome sõna. On selline uus selline hütike või konike, kus saab magada ja siin on. Ja on näha, et siin on ka teised käisid.
käinud näiteks siin käisid kuldalased või? Kuldalased või kirjaoskamatud. Keegi arvas, et kirjaoskamatud. See on basic varem. Just, jah. Äkki ei pane ei telki, et... Tahaks öelda, et see tark on jälle asja, et nagu iga praegu on olnud, kui ma olen kaasa võtnud. Sest siia alla sööb väga hästi. Ma täpselt kahekesi siia peale. No see tark siin alla. Need asjad puhtaks. Jah. Ja siis lõkkab telkimiskoht ongi siuke lahe. Meil on puid, lõkkaks. Hästi tahab olema minna, kohe tegeleme sellega edasi. Istumiskoht. See oli vist siis kõrvetaguse või? Kui ma ei eksi. Kõrvetaguse või midagi sellist. Padi. Et teeme selle ööbimiskoha ära ja siis hakkame siin peal istuma ja tuplat sööma ja jäägermeistrit jooma. Nii. Jälle see nii algus. Matkapäevik. Mis on siis Märjamaa Kohila. Teise päeva algus. Kõrvetaguse ööbimiskoht. Jõudsime siia eile õhtul 9:30. Mõtlesime, kas me läheme edasi. Me tegelikult siis soovime varastanud, et tegelikult ei lähe. Koht on selline lihtne. Mitte midagi väga nagu põnevat, aga muidu aus. Ja eile siis matkaga lõkke ääres. Tulin magama. Otsustasin telki mitte püsti panna, et jäime siia laavusse. Ja päris hea oli minu arust, kus öö möödus. Ma alguses ei saanud väga hästi ikkagi magada. Ma arvan, et ma tundsin, et sa millalgi hakkasid väga kiiresti nagu niimoodi norskama, mis oli nagu, mitte norskama, aga nagu noisima, nagu magamas noisima. Ma vist jäin suht ruttu magama, jah, tundus. Sain kui suhtsak ruttu tehtud, siis ärkasin korra ülesse. Ja päris hea. Mina vist kella kaheni ei maganud. Vahelt ei mäleta magamist, tegelikult alati võib vaata olla selline magamine, sa arvad, et ei ole maganud. Aga mingit teadund küll ei olnud. Mul oli temperatuur selline piiri peal. Et ei olnud selline, ei lõdisenud, aga pigem ikkagi jaheda poolne. Tunne on täitsa puhanud isegi. Vaata kui tükk hommikuvärk, et natuke ja niiske asju üle panna. Suht puhanud ärku marru ikka. No, jah. Ma mäletan, et sain kindlasti magada. Ja sai ka palju pikutada, et see nagu võetud. Ja ka mingi magamisvoor. Peaks vist siis hommikusööki tegema. Ma Marbola pool kõndima varsti. Ilvamägi poodi. Poe avamiseks on kohale, kui varsti peame teama. Siis vaatame, mis me nüüd ostame. No, ega me ette ei tea seda. Kunagi ei tea, mis nüüd ostame. Jah. Natuke vihmane on vist, et vaatame, et selline ligane võib olla kuskil. Vihmavärk on natuke nõma. Mis see ikka? Tai. Märjamaa Kohila ja Märjamaa Kohila siis matka teine päev. Ärkasime selline 8:20, 8:30. Kell on praegu 9:30. Tund aega läks siis, saime pudru söönuks, asjad kokku. Nüüd teel. Algus oli väike kruusatee, aga nüüd kohe vist läheb metsa sihiks. Natuke tiiska on, et vaatame, kuivad jalgadega me saame. Puum, ämblik, võttis kaasas. Jah, natuke aega minna Varbolasse. Varbolast vaatame korra linnust, ma arvan, siis käime poes ja edasi.
mulle näkku. No tšau, oleme siis mingi kolmandiku tee peal Varbolasse. Avastasime sükse laheda karjääri tee. Hommikul panin puhtad sokid jalga ja praeguseks on nad mustemad kui mu eilestused sokid. Korralik karjääri tee. No nii, ise olete lehmad. Tundub, et meil mingid fännid on tulnud kõik raja äärde vaatama. Ilusti kõik vaatama. Lükalt. Oli värk. Selles pole muret, et me kardame teid rohkem kui teie meid. Eriti seda väikest arvust. Sa räägid ka lehma? No seda vanab peale kette peale. Ma jään täitsa teisi ja vähäärdiga ära käidu. No mis teevad seisma? No okei, tšau! Breathe in the wild air, lose your worry and your care. Here the world just feels brand new, every step belongs to you. On the trail where freedom roam, every twist feels just like home. Lõbus matka selle Argo, kuhu me jõudnud oleme? Teiega siin. Jõudsime Varbola linnusesse. Vaatame. Siit saab sisse, matkatee teeb siin tiiru ära. Mina pole siin kunagi käinud, ma ei tea, mida me seal sees näeme. Ma ei tea, kuidas sul? Mis on ennustus, kes selle ehitas, mis aastal? Aastal 1100 ja Lembitu ehitus. Ja siit on päris palju kive visatud. Lembitu kindlasti elanud aastal 1100 aega. Ja siit on veeretatud päris palju kive nagu Saksa orte sõduritele peale. Ja loomadele, kes siin karutame. Kivilinnust ta tõenäoliselt ei olnud, eks see puitlinnus on tõesti ikkagi muistselt eestlaste maad. Aga see ei jää saladuseks, te saate selle teada nüüd. Varbola jaanilinn kuulub pindala ja kaitsevalli võimsuse poolest Eesti suurimate linnuste hulka. Ligi 2 hektari suurust õue ümbritseb kõigist külgedest kivimüürseinte ja palkidega toestatud kividest vall, mille külgi katab ülaosa varisemisest tekkinud rusukalle. Sellise müüri ehitamiseks tuli lahti murda, kohale vedada ja paika laduda ümmarguliselt 100 000 kuupmeetrit paekivi. Nii said meie esivanemad kaitserajatise, mille kohta ei ole teada, et teda oleks kunagi tormijooksuga võetud. Teadaolevat proovis linnuse kallal esimesena hammast sõjalise vapruse poolest tuntud Novgorodi vürst Mstislav Uljas oma teise Eestimaa sõjaretkel, kuid tulutult. Ka hilisemad ründajad, taanlased ja leedulased polnud edukamad.
Ajaloolaste arvatest oli Varbola kants viimast korda sõjaliselt kasutusel Jüri Jõe ülestõusupäevil. Tere! Teie ka siin. Vaadake ringi. Just väljume siis Linnuse lääne väravast, mis tundub kõige uhkem. Jalad pestud ja padrikusse uuesti niiskeks ja mustaks tegema. Sinna läheb, jah. Kohe esimene fail ja videos. Muidu me läheb kohe kõigesti. Iidsed Varbola rajad. On juba 1000 aastat inimesed käinud. Kui see rada hakkaks rääkida. Siitpoolt on eriti lamp, et nagu juhatad inimesed, et ei, ärge minge siit mööda teed vasakule, minge siia. Ma mõtlengi. Nii, ja iidne Varbola asfalt ees. Kui see asfalt ei oskaks rääkida. Poes näeme. Et ma arvan, mul üldiselt on kilekotist nagu ökoloogilisem oska pabervõtmisega. Mina järelikult uuesti kasutama. Kilekotiga. Ma ei tea, kus sul piil vastu tuleb. Käisin just välismaal konverentsil. Mina pakkusin oma läpaka kilekotti. Ära ei varata. Nii sama, mis teeb. On the trail we're free to roam. Every twist feels just like home. The sky so wide it holds our dreams. Nothing's ever what it seems. Nothing's ever what it seems. Oleme käinud Varbolas selline, ma ei tea, 6 kilomeetrit äkki või? Midagi sellist. Ja põhimõtteliselt me tulime sealt Argo selja tagant ja lähme sinna ida suunas. Et nüüd keerame põhimõtteliselt
suht teravalt ida poole, kui muidu see tee viis meil, ütleme, oli selline kagusuunaline Penijärvest, siis nüüd edasi paneme suhteliselt palju ikkagi rohkem ida suunas. Ja täitsa täna on käidud 25 vist veel ei ole, aga täna on meil käidud 23,6 kilomeetrit ja meil on veel minna selline, ma arvan, mingi 15 kilomeetrit küll. Või 15 või 3. Ja ikkagi on käsitav. Seljakotid on Argol, ma arvan, et seljakott mingi 22 kilo võib-olla. Poest teatud paremast täis. Ja. Argol 22. Mul on seljakott vist mingi 14. Et ikkagi annab tundu seljas. Ja ei ole nagu hullult lihtne kõndida, aga ma ei tea, praegu vist ikka paneme lõpuni vastu ära lihtsalt. Vaata, et midagi viga ei tee, kuskil midagi hullult väga ära ei võruks, et mul õlgade pealt ja Argol näiteks pükste värvli pealt. Et ma tean väga hästi. Kell on selline, ma ei tea, 3 ta vist veel ei ole, aga ma arvan, et me täna lõpetame käimise siis selline 7 aeg. Pool tundi siia-sinna tõenäoliselt selline. Võib-olla varem. Oleneb mitu pausi me teeme, kui palju me pausi teeme. Aga orienteeruvalt 7 võib-olla. Ja siis oleme õhtus. Ja siis puhkama rabi päras. Nii et jah, järgmise korrani. Tšau! Meil on käidud 33 kilomeetrit täna. Kell on 5 läbi 10 minutit. Meil on käia veel umbes 5 kilti. Vist praegu on kõige pikem tee kindlasti, mida me oleme käinud täiskottidega. Üks kord oli ka, aga ma ei tea, kas raskused, mis siis olid täpselt. Mulle kindlasti kergem, Argo oli kui sama. Et korra puhkame. Natuke kujatame jalgu. Kui kaudu me ei läheks ja siis varsti oleme kohal. Õlled on joomata, seega meil on õhtul mõlemel 2 õlut näkku. See on hästi. Ega murakaliköör on kahe peale veel rajatud. Siis sööme, joome, puhkame. Ja ongi mõnus. Teed ei vasta küll. Tee võiks on sama, jah, ma ei tea. Käidud on 36,8 kilomeetrit. Meie teist matkateed, õigemini matkapäevasid Merjamaalt Kohilasse. Kell on 18.10. Meil on veel minna selline 3 kilomeetrit veel. On raske. Jalad on alt ikkagi väga hellad. Aga seda tunnet ei ole, et lõpuni ei jõuaks. Ehk me puhkame siin selline 5 minti, 7 minti. Ja tuulutame jalgu. Ja siis vist kõmmutame lõpuni ära järgmise värgiga, et see ei olegi midagi. Mitu sirget veel? 4. Mitu sirget veel? 3. Mitu sirget veel? 2. Ma filmin sind ka. Mitu sirget veel? 1. Mitu sirget veel? Põhimõtteliselt ei olegi enam. 0. Meil on kohal. Püürame siit sisse. Läks juba paistab. Väike maja oli, kas seal mingi seda maja või? Paistab.
silti ei ole. Kuidas on? Teretas on puit tood. Kus sul raisk? Uud ära varastatud. No siin on natuke ligane, vaata mis seal kool on. Siin on ikka täiega. Saab. Ja laabu. Nii, tundub lahe, see on siin meie kodu sellel planeedil selleks ööks. Laab on olemas. Nii. Tehtud. Kell on 7. Jõudsime kohale ja juba natuke askeldanud. Käisime 41 kilomeetrit täna. Nii rohkem kui me arvasime. Ja mul on natuke siin sääre eest jutt paistes. Loodan mingit väikest tuumõra või midagi. Vaatab, mis homme on. Raskust homme on õnneks hullult palju vähem kui praegu oli sillas, nii et läheb paremaks. Meil on siin 2 õlut mõlemale. Murakas naps. Kokku vett, ma arvan, meil 2 peale on praegu Argo on võib-olla 2 liitrit seal kotis alles. Mul on võib-olla liiter seal kotis alles seal juhul. Üks liiter me õnna. 4 liitrit. Nendega hakkasime siis hakkama saama kuni Kohilini välja. Ma põhimõtteliselt saame, aga kulutada ei saa. Kuigi me ikkagi pesime jalgu, et sinna läks meil suht minimaalselt, aga võib-olla 100 milliliitrit läks ikkagi sinna ära. See on natuke rohkem võib-olla. Aga seda oli vaja. See oli väärt seda. Ja nüüd hakkame sööma ju. Sääskem palju. Nii et võib-olla laabu jääb ära täna. võib-olla laabu värk ära ja paneme telgi püsti, et natuke muret. On natuke soojem ka. Minusugustel. Oli natuke jahe. Võib-olla pisut ikkagi kütame seda telgi. Saame mingi kraadi või 2 kraadi. Rohkem soovi. See piisab pisata. Aga tegelikult ei olnud väga hull. Kuskil viimased 15 kilomeetrit üritasime täiega nagu jalgu säästa, et tegime 5 kilti, šokid jalast ära, jala puhkab õues. Jalad hakkasid nagu kuumaks minema täitsa kohe. See jalutamine ma arvan, et tegi heaks. Ma pean ütlema, mina kannatasin viimased 3 kilomeetrit päris tugevalt. Ja sama. Säärasid eespoolt jätsin. Natuke on mures, aga vaatame, kuidas töö toob ja mis ainult kümme on. Et kui on väga pekkis, siis ongi niimoodi. Loodetavasti ei ole. Et ärkame üles ja tundub, et hästi. Kott kergema, saab kotti mingi pea 8 kilo peale. Siis ju. Äkki saab minna. Ja samas suremast me ole. Midagi pekki läheb siin ja kus mingi aeg järgi või midagi. Seda ohtu ei ole. Võtta on lahe. Hea pingutus või? Ja proovil paned. Ja see pakkas ka seda või. Vaata see all või? Mina panin endale kõik, kus on midagi saavast panna. Aga lakke käib. Võtlab kohe, soojam. Tee mulle õhut. 30 kilomeetrit veetud õlu. Kas parem ei ole ühegi üle pärast nii palju töötad?
punased ülad on seda pealt. kurat halvaks läinud just. Ja kui see kuidagi maha kukuks praegu, ma ei tea. Üleks maast selle. Ma ei tea. Aga jutt on räägitud. Pan timelapsi peale. No nii, me oleme telki jõudnud. Miks me telgis oleme? Esimene küsimus. Jah. Me oleme telgis sellepärast, et kui me siia jõudsime, see oli päris palju sääski. Ja tegelikult enam ei olnud väljas sääski. Sääskide pärast ei oleks olla. Ma ei tea, mis kell nad välja uuesti tulevad. Kas hommikul oleks uuesti kätte jõudnud. Teine asi oli see, et mul eile öösel külm. Mul on mitu põhjust. Teine põhjus on see, et mul eile öösel külm ja võiks arvata, et telgis on natuke soojem, kuigi ta on selline suhteliselt õhuline telk. Ma arvan, et siin ikka natuke nagu soojus kogub. Kolmas põhjus on see, et telk on uus. Me just panime talle põhimõtteliselt mingid sellist liimsilikooni, et oleks veekindel. Ja ka lihtsalt tahaks ära katsata telgi. Et ma ei tea, minu jaoks on 3 põhjust. Ma ei tea, kas sul tuleb veel, aga... Ma arvan, et see katsetamine ja äkki on soojem ja... Kuigi mul ei olnud küll, mul oli päris hea. Aga eks mõistab, mis täna ei tea. Päris vara saime magama selles mõttes, et kell on 10. Kell 7 jõudsime laagrisse ja me oleme 3 tundi toimetanud. Telki püsti pannud, jalgu pesnud, söönud, loonud. Telefoniga rääkinud. Joonud, kõik lõõtseid otsa. Kõik kõned on tehtud, mis oli vaja teha. Et seega on hästi, jah. Ma ei tea, ma ei usu, et mina suudan magama jääda. Aga vaatab. Uni on suur, aga viisugune väsi. Rammestus on suur, aga ma ei tea, kas uni tuleb kohe. Tegelikult 10 on vara vaata, et ma ei tea. Näeme. Kõndisime päris palju, äkki jõuab. Vaatame, äkki suudame magama jääda, siis on nagu eriti hästi, kui suudaks mingi tunni jooksul ilusti magama jääda. Oleks eriti, kui meile öösel hakkasime magama jääda, siis Argo ja küll niimoodi. Vähemalt ma arvan, et see kuidagi hingamisjärgi või noisemisjärgi saab aru, et tundus, et see oli päris kiiresti, ma ei tea, kas see päris magasid, et see oli selline, et nohisem, sügav nohisemine tuli päris kiiresti. Ma ei mäleta, kui peaks pikka sügust. Jah, et ma arvan, et see olekski päris. Annaks meile Jumal kõigile sellist magaminekut. Aga jah, see on siis meie öövideo. Esimene, aga võib-olla mitte viimane, eks vaatab. Eile tegime ka. Võib-olla teine, kui me eile tegime, kes pärast vaatab. Aga noh, vaadake nüüd, mis me hommikul teeme. Käes on 21. september, aastal 2025 ja meil on Märjamaa-Kohila matkalõigu 3. päev. Kell on 8.50 hommikul, võib-olla hakkab 9 saama. Ärkasime 7:30 võib-olla hakkasime liigutama ja nüüd oleme siis teel. Kus läks? Ma ei tea, ma olen rohkem üleval kui eelmisel ööl. Kuidagi sahmerdamist oli palju. Muidugi õhtul see joodud õlu vist tegi seda, et kõvasti vett jõidime ka tee peale. Vist 4 korda kusel käima. Jah. Mina käisin ka
arvat kohe seda esimest arvestades käisin kokku 4. Siis kui ma olin nagu magamiskotti jõudnud ja mõtlesin, et okei, peab väljas ära käima. Telgikad, just õnnestus just. Telk oli täitsa okei. Kuigi õhtul enam sääski polnud, otsustasime, algus olid sääsed, otsustasime, et paneme telgi igaks juhuks. Aga õhtul enam sääski polnud, aga saame telgi ära katsetada. Arvat oli soojem ka. Et see ei värisenud külmast. Ei värisenud üldse. Ja ma ei tea, telk täitsa nišavoo. Lahe on see, et on 2 pool eraldi uksed, et ei lähe nagu välja jalgade poolt, et lähed kõrval ustest, nii et mõlemad saime eraldi käia vetsus lihtsalt oma ustest, et me pidame nagu ühe teise ronima kuidagi. Ja hommikul lihtsalt söök. Jah. Veega on niimoodi, et vett pidime kõvasti kokku hoidma. Jah. 0,7 liitrit kummalgi nüüd. Sest me saime aga saab hakkama. Eile kell, ma arvan umbes 12 aeg, või natuke hiljem, 12:30 või midagi sellist, oli see, kus me selle vee saime, millega me siis peamegi nüüd veel täna Kohilasse välja jõudma, et siis on selline 1,5 päeva veevaru läbi kaasast tassima. Nüüd meil on siis mõlemal 2 peal kokku võib-olla on 2 liitrit, natuke vähem ma arvan, selline, tegelikult vähem jah, 1,5 liitrit. Aga ma arvan, et saame hakkama. Mul jalg ei valuta, mida ma väga kartsin, võib-olla ei ole luumera ikkagi. Et vaatame, kas hakkab tunda andma või mitte. Kohe jõuame Ravivere rabasse siis. Jah. Ja ma ei tea. Plaan on võib-olla ujumas käia. Vaatab. Kui vihma ei sae, siis isegi käiks. Okei. Olgu muhedad. Rabasse viis liian siia. No vist äkki see põhitee on Kohila poolt äkki. Wild air, lose your worry and your care. Here the world just feels brand new. Every step belongs to you. On the trail we're free to roam. Every twist feels just like home. Sky so wide it holds our dreams. Nothing's ever what it seems. Nothing's ever what it seems.
Nonii, nagu nägite, ujumas käidud. Kuidas oli? Mõnus. Väga hea oli. Natuke oli võib-olla selline, ma ei tea, mis teletemperatuuris olla, mingi 15 või. Aga Täitsa mõnus, jah. Täitsa mõnus. Sai pestud. Pärast seda muda osa sai ikka jalad puhtaks just. Saame inimeste vahele minna puhtale. Sokke mul ei tasu nuusutada saanud. Et võib-olla nagu, ma ei tea, kui inimeste vahel mida on. Aga meil täpselt kontrollib palju, mis täna käia on. 4 kilti on käidud. Vähe, Pakuksid 10 veel. päris vähe, aga samas tee oli päris Aga nagu nägid, see 4 kilti oli nagu ta oli. Et äkki saab kiiremini järgmised kilomeetrid tulla. Okei, näeme tee peal. Nii, oleme siis RMK matkarajal 3. päev ja matkatee läheb siis siit. Nüüd läks täitsa vees. Ma olin korra põlvini vees. Sa veel lootsid, et sul jäävad kuivaks? Kas me oleme eksinud või? Enam ei tahaks tagasi ka minna. Ma sõidin korra nii kaua. Nii. Näed? Märk. Eksin ei ole. Vaata, just seda näin. Seda me just otsimegi. See on õige tee. See on märgitud tee, mis 2/3 veel seda sama asja vist. Jah. Ja siis võib-olla läheb hullemaks. Jah, ei. Aga ta ongi soine ära märgitud. Pead kaamera kätte või? Pead kinni. Noh, hakkame edasi. Nojah, see oli päris hea lõik veel siin vahepeal. Villid said täitsa maha jahutatud. Ametlik rada, mis siin ikka. Aga nüüd jõudsime vähe ilusamasse kohta juba. Midagi sellist. Ilmselt hakkame tänase tee poole peale jõudma. Umbes. Aga tänane rada on ikka olnud päris lahe mingi. Mööda tavalisi teid on võib-olla ainult 10% rajast olnud. Ülejäänud on ikka täitsa maastik. Või vesi.
ja teesi paremal ei lähe või? Märkul läheb tee. Tüüdik, kuidas ma sisse kütame. Jah. Teeme rabast välja. Hüppasime üle oja tee peale ja mingisugune rabamatka seltskond oli selleks rabastada ja vaatasin küll, et mingisugused sookullid tulevad vist. Aga oli isegi tuttav inimene, kes seda matka korraldas. See, kes nii rabamatka tegi sünnipäeval 2 aastat tagasi. Ja seal on vist kohtusin tuttavat inimest. Kuidas rabamuljed on, Arda? Rabamuljed on mõnusad. Jalad ikka nagu selles mõttes oligi, et täiesti läbi märjaks said. Aga noh, ma ei tea. Kõige õigemad jalanud, mis selleks saavad olla. Ma arvan, et seda raba oli ikkagi siin üks, ma ei tea, 3 kilti, 4 võib-olla isegi, ma ei tea. Aga liialdan, aga puhast raba, selles mõttes ei laudteed ega midagi. Et noh, ja isegi tasub proovida jalgu kuivana hoida. Läksime läbi, saapad on üldiselt puhtad. Ja siis ongi ilus paika. Kohilas ainult ära vormistada. Jah, ja muidugi jah, rabast välja tules, siis tervitab meid päris soe päike, et ma ei tea, siin on vist 20 kraadi soojam on. Et vaatame, väike suts veel ja oleme tsivilisatsioonist tagasi. Holds our dreams, nothing's ever what it seems. On the trail we're free to roam. Every twist feels just like home. Sky so wide it holds our dreams. Nothing's ever what it seems. Breathe in the wild air. Lose your worry and your care. Here the world just feels brand new. Every step belongs to you. On the trail we're free to roam. Every twist feels just like home. Sky so wide it holds our dreams. Nothing's ever what it seems. Nothing's ever what it seems. Hästi näideldud. Kohilasse lõpp-punkt. Käinud põhimõtteliselt 16 kilomeetrit ja meie auks mul on väga hea meel, et on korraldatud ka laat. Nii et me sealt peamegi täpselt läbi kõndima. Tõstetakse kätele veel läbi. See on jah. Võib oleks olnud vaja. Jaa, orkester on ka Jah, väga lahe. Minu arust ei oleks olnud vaja.
oho. Võta kummikas. Mõlemad. Sama on. Mu klassivend seal. Palun. Kommi kaasa. Aitäh. Väga head kommid on. Aitäh. No on küll lõpun enam. Saame paataid veel Koila rongijaamas. Söön ära siis ronga poole tunni pärast. Laatun ümber ringi. Nii, nüüd ootame rongi. Jou. 10 minti veel ja ongi matk läbi. Oleme Koila raud teemas. Jah, 3 päeva. Alustasime siis Märjamaal õhtul ja natuke pärast kuulda. Ja täna on siis pühapäev ja kell 1:30. Kokku tegime 71 kilomeetrit. Esimese päeva oli 14. 71 on nagu üllatus, sellepärast et lubati 65. Aga noh, 7 kilti siia-sinna või 6 kilti. Kogu ajal väänama pärast käed selle taha. Aga et esimene päev oli 14, siis 41, et täna oli selline, ma ütlesin, 15,5 äkki või? 16,5, 16,5. Tehtud. Ongi jaamas kohal, mida rääkida. Toit on söödud, vetsus käidud. Ja lühikede otsast Tallinnasse ja oleme juba mingi tunni natukese pärast oleme kodudes. Teile kõigile siis tänud vaatamast. Järgmise korrani.